Ma olen mõelnud viimasel ajal sellele, kui erinevalt me reageerime raskustele. Ja ma ise olen ka olnud olukordades, kus väike asi võib mind endast nii välja viia, et ma leierdan seda nagu mitu päeva. Ja samal ajal on olnud ka suuri probleeme, kriise ja vastupidiselt ma totaalselt mobiliseerun ja tekib selline hüperfookus. Ja asi ei olegi selles, mis see olukord on, vaid see just, kuidas meil endal sees on. Kas meil on olemas tööriistad, kuidas selle olukorraga hakkama saada, kas me oleme kogenud midagi sarnast varem, kas meil on inimesed, kelle poole me saame pöörduda, et see ongi see tohutu vahe. Ja ma näen samamoodi enda ümber inimesi, kes suudavad jääda rahulikuks, tasakaalukaks ja ma saangi aru, et see ei ole lihtsalt juhus, et nad on kas siis teadlikult või kogemata loonud endale sellised sisemised ja välimised tugisüsteemid. Ehk et mida rohkem sa iseennast tunned, mida rohkem sa suudad iseennast toetada ja teiste poole võib-olla toetusega pöörduda, vähem sa ennast kritiseerid ja oma emotsioone alla surud, seda kiiremini sa tuled uuesti sellesse keskmesse ja tasakaalu nagu tagasi. Et kui sa seda praegu kuuled, siis tead, raskused on möödapääsmatud. Ja sa saad õppida seda, kuidas sa neist läbi liigud, kuidas sa nendest olenemata edasi liigud ja kui kiiresti sa sellest august siis välja tuled ja mis tegevusi sa ette võtad, et iseennast aidata.